Tervist kõikidele, panen siin endale väikse näo ka ette. Siis on äkki ilusam pärast vaadata ka. Aga täna on meil otse-eeter meie armsa koolivilistlasega nagu Britten Piller. Kutsun Britteni kohe siia laivi ka meiega. Tere kõikidele. Ma vaatan, et siin aina rohkem teid koguneb. Ma pole teid päris pikalt näinud ja ma ütlen ausalt, mul on hea meel siin laivis teiega olla, sest ei ole siin pikemat aega seda laivi teinud. Nii, ma vaatan, kaugel meil see Britten on. Kohe peaks liituma. Nii kaua, kuni tema liitub, palun andke mulle teada, kas mind on hästi kuulda. Kui on, siis oleks hea, kui te annaksite mulle mingid märkmed seoses sellega, et mind on hästi kuulda ja näha ja täpselt samuti pildi kohta ka, kuidas on internetiühendus, kas internetiühendus on hea, kas te näete, kas pilt on selge. Oleks hea, kui te annaksite mulle mingil moel tagasisidet selle kohta. Ma proovin korra uuesti Britten kutsuda meie laivi. Vaatame, äkki see kutse ei läinud. Nii, proovi uuesti saata. Tere, Liise, Katrin. Tervist. Nii tore, et te tulete. Meid on juba 6 inimest. Ma loodan, et siin laivi lõpuks tuleb inimesi veel rohkem juurde selleks, et Britten saaks jagada loodetavasti head tagasisidet ja sellist suuremat elumuutust, mis tema elus on meil siin paari kuuga juhtunud. Proovin talle korra kirjutada ka. No, vaatame, millal te meil siis nüüd siia jõuab. Eleri Artus, tere Eleri. Eleri just küsis, millal minuga koos live tuleb, et tema tahaks näha. Nüüd on. Nii, Britten, super. Britten tuli nüüd meiega laivi ja nüüd ma saan sinult ka selle otse-eetri ära teha. Ma loodan, et sa saad kohe minuga liituda. Hei! No, mul on väga hea meel sind lõpuks näha, et ma siin päris 4 minutit pidin kuidagi oma ette hakkama saama. Ja ma vaatasin, mul tuleb kutse endale ka, jah. Nüüd ma tean, et tuleb ise tulla. Ja, ei no tore, et me ikkagist sellega ilusti hakkama saime. Kuidas sul läheb täna? Väga hästi. Mis energiaga sa siia laivi tulid? Ootusäravuses. Ja. Okei, ma tutvustan teile, me küll tegime postituse Britteni kohta, aga tutvustan laivis olijatele ka, et Britten on meil siis meie kooli vilistlane alles nädal aega tagasi. Lõpetas Britten edukalt meie sotsiaalmeedia spetsialisti kursuse ja kevadlinnud on mulle siristanud, et Brittenil läks väga hästi ja tänaseks päevaks temast ongi saanud sotsiaalmeedia spetsialist ja nagu ma aru saan, siis tulid minuga otse-eetrisse selleks, et jagada kogemust. Räägi mulle palun, mida sa tegid ennem seda, kui sa hakkasid ennast täiendama internetturunduse juhi alal või sotsiaalmeedia spetsialisti, et mida sa tegid ennem seda, kui sinu elus selline suurem muutus toimus? Enne ma tegelikult õppisin ka, aga kunstiteaduse erialal ja lõpetasin augustis ja siis töötasin natukene ja mingi hetk tuligi see, et huvi oli juba pikemalt, aga siis see samm, et nüüd õppima minna ka, nagu mitte ainult üksi kodus arvuti taga. Okei, ja kus sa Must ärikoolist kuulsid? Reelikalt ilmselt. Kes siis Reelika? Kas sa saaksid meie?
ja kes ei tea, siis Reelika Bergman, et ka Mosti vilistlane ja siis suhtlesin temaga natuke, küsisin, et kuidas meeldis ja siis suht otsus oli tehtud ka. Okei, aga mis siin veenas nii-öelda Most Erikooli tulema? Karjäärinõustamine kindlasti, et ma käisin mõnel laivil ka kuulamas teid, enne kui ma siis avalduse andsin. Et see oli hästi tore nagu, et ei jäeta lõpetajaid üksinda. Et alguses ikka on nagu raskem, on ju. Et see on hästi tore. Okei, aga kuidas siis sinu kogemus sellest karjäärikeskusest jäi, et kuidas sinuga töötati? Mul läks niimoodi, et ma sain endale kõige ägedama praktika üldse, mida võib saada ja et nüüd ma jätkangi nagu temaga. Ja karjäärinõustamisesse ka, et saatsin nagu avalduse või tähendab, kandideerisin siis, et olen edukalt lõpetanud ja tegin mõned ülesanded ja siis eks vaatame, mis saab veel. Okei, no suurepärane. Mul on siin sulle varuks veel üks küsimus. Mul on siin kirjas ka, et mida sa õppisid meie koolis ja mis osa õpingutes on sinu hinnangul andnud kõige rohkem praktilist kasu? Õppisin siis täpsemalt sotsiaalmeediaspetsialisti kursusel. Ja praktilist osa ilmselt kodutööd ja siis tagasiside ja muidugi nagu see ka, et praktika. No, ja just ka see, et kooli poolt see praktika, et ma oleks võinud ka tegelikult emaettevõttes teha, aga ma just võtsingi siis sellise väljakutse rohkem, et uus valdkond ja uus inimene, kellega töötada ja see oli nagu väga hea. Okei, aga mis selle tagasisidega, et kas sa tundsid, et sa said põhjalikku tagasisidet ja olid kontaktis kogu aeg oma projekti juhendajaga? Ja, et õppejõududelt sai alati abi küsida, kui kodutööga mingi mure oli ja vist isegi oli üks kord, kus ma panin lihtsalt küsimuse ja Erki helistas mulle kohe, et kuule, saad ikka nüüd niimoodi, et korda, et mis toimub. Et nagu väga ootamatult kiired vastused tulid alati, et sai alati kõik nagu ilusti tehtud. Okei, see on väga hea, sest me teame, et üks asi on ju see, mis me koolis õpime ja teine asi on see, et kui sa lähed nii-öelda seilama selle sotsiaalmeedia spetsialisti või digiturunduse alale, siis tuleb igasuguseid ootamatuid olukordi, siis on hea, kui sul on keegi olemas kõrval, kes ütleb sulle, et nüüd selles olukorras tee nii ja loosid tee nii. Ja sellised pisiasjad, mida varem nagu ei oska ette ennustada, on ju. Tehnilised asjad. Aga nüüd sa lõpetasid sotsiaalmeedia spetsialisti alal, et mis võib-olla see kõlab natukene rumalalt, kui ma küsin seda, sest ma ju tean, et sa juba laivi alguses ütlesid, et sa jääd kindlasti sellele alale. Et mis karjäärivõimalused sul nüüd on peale Most Erikooli lõpetamist ja kus sa siis tööle asusid? Mina jätkan nii-öelda freelance'ina, et valin ise oma projektid, millega tööd teen, aga muidugi on ka võimalus kandideerida kas siis turundusassistendiks või sotsiaalmeedia spetsialistiks, et neid variante on tegelikult päris palju ja millele ka siis nagu keskenduda, et ma tean, et osad ongi just näiteks reklaamile, või siis just visuaalne pool, et seal on nagu tegelikult neid võimalusi, kuhu poole nagu areneda, et mis sa tunned, et sulle kõige paremini nagu läheb, et see on hästi lahe, et ma ise ka ilmselgelt jään ka edasi õppima ja vaatan, kuhu poole ka ise keskendun. Aga sina otsustasid kohe alguses, et sina tahad siis ainult freelance'is olla ja nii-öelda lepingu nii-öelda töö, kuidas nüüd seda siis öelda ilusti, töötajana sa otsustasid, et sa pigem ikkagist ei soovi töötada, et pigem freelance'ina, et see loob sulle siis vabadust, nagu ma aru saan. Ma olen natukene lasknud ka elul minna nii, nagu ta läheb. Olnud sellises nagu voolus,
et jah, niimoodi on praegu läinud, et ma kindlasti nagu kohe ei välistanud, et ma ühte kindlasti ei tee, et nagu ka natukene ise vaadanud, kuidas mulle meeldib ja et ma ei välista ka, et ma kunagi võib-olla nagu kuhugi mingi firmale nagu agentuuri või kuhugi tööle lähen. Et mul on selles mõttes alati avatud, aga praegu on mõtted jah niimoodi. Okei, räägi mulle palun, kui me räägime siis vabadustest, siis milliseid vabadusi Must Ärikool sulle loonud on? Teha seda, mida ise tahad. et vabadused, jah, ma ütlekski, ma arvan niimoodi. Vabaduse tööaja ees, vabaduse inimeste eest, kellega sa töötad, eks ju. Ja, et vabadusprojekti. Ja kõige suurem pluss muidugi on see, et jah, võid voodist ka koosolekuid teha põhimõtteliselt. et või baalilt või kus iganes soovid, et Paali on meil viimasel eriti aktuaalseks saanud, et olen mõelnud selle peale, et peaks isegi sinna võib-olla väikse sutsu ära käima ja vaatame üle, et kuidas see pallielu ikkagist meil seal on ja kas seal on tõesti niimoodi moosiga määritud. nagu kõik räägime, et tahaks ka kindlasti oma silmaga üle vaadata, et kes teab, Britten, äkki lähme isegi koos juba 2 läpakat. Palun ütle mulle, armas Britten, kui praegu sa peaksid ütlema midagi Brittenile, kes kahtleks, kas tulla Must Ärikooli või mitte, mida sa talle praegu ütleksid, kui sul on juba Must Ärikooli tunnistus käes? Do it! ja, et ei ole vaja kahelda, on vaja teha julgeid samme ja see ongi see. ma arvan. Suurepärane. Aitäh sulle, et sa tulid otse-eetrisse jagama enda tagasisidet. Must Ärikool, teine leht kirjutab ka meie kaunid. Suurepärane. Kui teil tekib küsimusi seoses õpingutega, siis palun kindlasti kommenteerige ka selle otse-eetri alla. See läheb IGTV-sse, kohe ma laen selle alla ja see salvestub sinna. Seega kõik küsimused, mis puudutavad õpinguid või praktika kohta, võite sinna julgelt kirjutada. Aitäh sulle, Britten, veel üks kord, et sa tulid minuga otse-eetrisse oma tagasisidet jagama ja näeme juba varsti Must Ärikoolis. Ja aitäh sulle, et kutsusid ja kui mingi küsimus tekkis, siis võib mulle ka alati kirjutada, et hea meelega vastan. Tore. Ja aitäh sulle. Ja aitäh. Kohtumiseni. Ja.